Tervist kõigile ja suur aitäh e-agronoomile kõigepealt kutsumast, et suur au on siin sellisel laval esineda. Mina olen Ott Virumaalt, põllumees. Kristjanil küll oma hääletuses ei olnud seda, et kas keegi minu ettekande pärast siia tuli või mitte, aga ma proovin teile anda siis võib-olla mõne praktilise mõtte tänasest ja kõik, millest ma räägin, on minu siis arvamus, et teadust siin ettekandes väga palju ei ole. Siis kõigepealt selleks, et teil jääks mulje, et ma tean, millest ma räägin, siis natuke taustast, et olen siis juhin Virumaal pereettevõtete gruppi, meil on harida kuskil 2000 hektarit, toodame teravilja, rapsi, hernest ja piima. Ja peamine siis tootmissuund on sertifitseeritud seemned. Vahekultuuridega oleme tegelenud kuskil alates 2013. aastast, kui me ostsime endale otsekülviku ja hakkasime katsetama erinevaid kultuure, siis mida külvasime pärast koristust. Viimasel paaril aastal oleme üritanud paarsada hektarit erinevaid segusid külvata kõrre peale, et vältida siis paljast maad enne suvivilja. Täna üritan siis rääkida sellest, et vahekultuurid siis miks, kuhu ja kuidas, et põllumehe vaatest, kuidas nendega siis nagu käituda ja hakkama saada. Et kõigepealt siis miks, et enne räägiti ka õnneks põhjalikult orgaanikabilansist ja tootmises koolis räägiti, et peaks positiivne olema. Eks, et siis ma küsikski saalilt võib-olla, et kes arvutab oma tootmises orgaanikabilanssi. Ta andke käega märku. 4 inimest, väga hea. Et tegelikult ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks nagu selliseid üritusi nagu täna korraldatakse ja miks see on nagu väärt. Et tegelikult ju tavapärase teraviljamehe külvikord on orgaanikabilansi mõttes ju ikkagi negatiivne, eks. Ja ma arvan, et me ei saa lasta selle liiga kaua jätkuda. Et siis nagu peakski mõtlema, et mida teha, mitte ootama, et meie mullad vaesustuksid. Ja jõuamegi siis fotosünteesi juurde, millest ka eelkõneleja rääkis, et minu arvates ainuke asi, mis meile siia mulda midagi juurde saab tuua, on roheline taim ja meie ülesanne põllumeestena on siis seda võimalikult palju ära kasutada. Et ma panin näiteks siia, et avada võib-olla silmi, et Jõgeva keskmised temperatuurid eri kuude lõikes, et kui me vaatame, mis ajal me Eestis üldse saame taimi kasvatada, siis see on kuskil aprillist oktoobrini, eks. Aga et kui me rahakultuuridest, mul ei olegi siin neid, sul oli pointer ka, eks ma korra näitan siin, et põhimõtteliselt kui me rahakultuuridest räägime, siis me lõpetame temperatuuride kasutuse kuskil siin augustis ära, et me kasutame seda plokki aga kasutamata võimalus on minu arvates tegelikult siit august, september ja oktoober, kui me saaksime veel fotosünteesi rakendada, mida me sageli ei tee. Siis kindlasti põllumeestel enamasti, kes hakkavad vahekultuuridega või nende peale mõtlema, tekib küsimus, et kuhu ma nad siis panen, et mul on ju talivili ja mul on kõik muud kultuurid, et teil kõigil on tõenäoliselt mingi sarnane tabel olemas nagu mul. E-agronoomi kasutajatel on kindlasti palju vingem tabel, aga ma ei tea, milline see on. Et põhimõtteliselt oleks vaja aru saada, et kuhu külvikorras me saame vahekultuurid lülitada ja miks ma selle tabeli siia panin, et oluline on see, et me mõtleks sellele enne, kui kombain põldu läheb, mitte siis, kui see hetk juba käes on. Et minu soovitus kus saaks keskmine Eesti põllumees võib-olla paremini teha, on see, et vaadata, kuhu tulevad suviteraviljad, hernes ja uba näiteks veel lisaks, et mida teha nende põldudega sügisel, sest et just seal tekib see auk meie fotosünteesis just sügisel, et enne siis suviteravilju ja suvivilju midagi korda saata veel põllul.
kui te mingil põhjusel loomi kasvatate, kellele nii-öelda peaks silo tegema, et siis enne maisi on veel parem võimalus igasugu talvituvaid vahekultuure kasvatada, sest maisi me külvame ju pigem mai teises pooles ja seal on nagu tohutu veel temperatuuride summa, mida mai alguses on võimalik kätte saada, näiteks taliviki ja rukki puhul, kui meil õnnestuks neid rajada. Ja kas mind on halvasti kuulda? No, ma ei tea, kuidas tagapool on. Kuidas taga on, kas mind on kuulda? Jah, aitäh. Et kõige selle eelduseks on ikkagi vara koristatud rahakultuur, et kõige parem eelvili nii-öelda vahekultuurile on, eks ole, varased talinisud, talioder, varaneoder, aga näiteks 2021 aastal ükskõik mis kultuur, sest kõik lihtsalt kuivas augusti alguses ära. Ja ma arvan, et sellised põuaastad on ka kõige olulisemad nii-öelda, kus me peame ära kasutama need vahekultuuride kasvatamise võimalused, sest sageli me oleme andnud oma nii-öelda rahakultuurile toitaineid, mida ta ära ei kasuta ja seda tähtsam on siis panna nii-öelda vahekultuur uuesti sisse, et me saaks toitaineid kätte ja et me saaksime selle nii-öelda fotosünteesi potentsiaali ära kasutatud. Samas, nagu ma siin alla kirjutan, et ei ole vaja igal aastal ka punnitada igale põllule, et leiagi võib-olla enda jaoks selline sobilik maht, mille sa suudad igal aastal teha ja tee seda hästi. Et kuidas siis seda teha hästi? Et põllumehe seisukohast kõige kiirem aeg on koristusaeg, eks, et sageli põllumehed ka küsivad mult, et kuidas ma peaks jõudma seda kõike teha, et ma alati ütlen, et mida varem, seda parem, eks, et ühest küljest tähendab see seda, et ongi vaja pingutada ja koristuse ajal on vaja pingutada, et see kõik saaks nagu toimima. Samas väga hästi aitab see, kui sul on enne plaan tehtud, et sa tead, mida sa tegema lähed sel päeval, kui kombain juba põldu läheb. Mida varem, seda parem tähendab ka seda, et sa ei kaota aega kombaini järel. Et ühest küljest, kui sa tahad head massi saada, siis sa pead külvama vahekultuuri Eestis maha enne talirapsi. Aga ma arvan, et oluline on ka see, et sa ei kaotaks ühtegi päeva seal kombaini järel, et okei on külvata ka augusti lõpus siis teatud kultuure, aga et mingil juhul ei tohiks paari nädalat jätta vahele, kuna meie neid siis pärast koristust paari nädalat, et meil on aega lihtsalt liiga vähe siin. Ja väga palju aitab õnnestumisele kaasa see, et sul on seeme enne laos valmis segatud või valmis ostetud, et tean, et see võib tunduda praegu nagu tobe seda välja tuua, aga sageli ei ole. Et koristuse ajal ei taha keegi kuulda sellest, et hakkame nüüd mingit nii-öelda umbrohtusid kokku segama. Et seda on väga raske meestele põhjendada. Ja ma arvan, et tegelik, kui me vaatame, kuhu see nii-öelda agronoomia ja põllupidamine kõik nagu liigub, et me peamegi järjest rohkem külvama erinevaid kultuure, mille eest me ei saa ka arveid kirjutada alati, et meil peab olema suur külvivõimekus ettevõttes ja me peame sinna investeerima, et kui me oleme praegu näiteks loonud endale võimekuse oma olemasoleva pinna nii-öelda rahakultuuri täiskülvamiseks, siis loomulikult me sellega ei suuda täiendavalt 30% sügisel veel külvi teha, aga ma arvan, et meil oleks vaja luua see võimekus, et me edaspidi suudaks. Ja kindlasti, see on küll juba väga praktiline nõuanne, et peab olema mõni töömees, kes ei ole koristusega seotud, et kõik need asjad juhtuks. Külvitehnoloogiast natuke, et meie kasutame otsekülvi, sest minu arvates otsekülv on nii-öelda kõige odavam ja kõige vähem häiriv ja kõige loogilisem asi, kuidas nii-öelda seemnet kvaliteetselt mulda saab siis kiiresti. Kindlasti ei ütlema, et seda kõike peaks ainult otsekülviga tegema, et okei on ka harida, kui see on vajalik ja see sinu tehnoloogia seda nii-öelda eeldab, et mida ma nagu tahtsin ennekõike öelda on see, et külva vahekultuur külvikuga, et ära tee seda nii nagu härra siin nii paremal pool teeb, et temal ei lähe kõik seemned idanema. Et ma arvan, et kuna seeme on kallis ja aega on vähe, siis me peame saama kõik oma selle vahekultuuri seemned kiiresti tärkama
ja ma arvan, et külva vahekultuuri nii, nagu sa külvaksid nii-öelda rahakultuuri. Et siis sa oled edukas, ma arvan, selles. Natuke liikidest ka ja komponentidest, et ma ei taha siia tuua nüüd tegelikult see nimekiri, mida me võiksime kasutada, on ju lõputu, et ma ei tahaks siia tuua mingit 2 A4 täit liike, aga ütleme, kogemuse järgi meie tingimustes on töötanud väga hästi need asjad, mis ma olen siia välja toonud, et talivik, keerispea ja redis, kesaredis, eks on ta ristitud nüüd Eestis, ja palju muid kultuure, aga asja point on selles, et kindlasti tuleks seal hoida nii-öelda mõnda talvituvat kultuuri, et ka nii-öelda kevadeni vastu pidada ja kindlasti tuleks rõhuda mitmekesisusele, et kui me alguses alustasime vahekultuuridega, et siis me ka proovisime saada nii-öelda võimalikult suurt massi, võib-olla 2-3 liigist, aga järjest rohkem hakkab tunduma, et see nii-öelda põlvekõrgune mass ei pruugigi olla oluline sügisel, vaid oluline on see, et mullas oleks mitmekesisus ja et see nii-öelda maa-alune nii-öelda osakond töötaks 100%. Ja see võiks meil olla eesmärk. Segude nii-öelda matemaatikast ei hakka rääkima, et selleks on kalkulaatorid olemas erinevad, kellel ei ole, minul on ka üks Excel, mida ma olen saatnud inimestele, kes on huvitatud, et segusid on hästi lihtne ka ette planeerida ja välja arvutada. Ja mitmekesisusest rääkisin, et mitmekesisus on oluline mitmel põhjusel, et igal liigil siis nagu see pilt püüab näidata, et on erinev juurekava, erinevad juureeritised, erinev nii-öelda see mikrobioloogia, mida ta tekitab ja ka sünergiad erinevate liikide vahel, et praegu ma arvan, et mida rohkem liike me kasvatame, seda parem. Ja nii-öelda maailma teadus vist liigub ka sinna poole, et näiteks Austraaliast doktor Christine Jones on arvanud, et vähemalt 4 sugukonna taimi võiks kasvatada põllul, et nii-öelda see sünergia oleks väga hea ja kõik toimiks maksimaalselt. Et ma arvan, et see, võib-olla see maailm liigub hoopis sinna poole, et meil on väga palju väga erinevaid taimi põllul. Siia lõpupoole panin mõned pildid siis, ma ei tea, õnnestumistest või näidetest, et viimase siis 3 aasta pildid on need, mida ma kohe näitan, et siin on üks vahekultuur, kus on 3 erinevat õitsvat liiki, pluss talivik, pluss mingid alarindes liblikõielised, et kui sul on selline pilt septembri lõpus, siis sa võiksid olla rahul oma põlluga. Ja tõenäoliselt talivik siin ka võiks talvitada, aga siin on näha, on hernest, tatart, 1-aastaseid ristikuid, keerispead. See on ka 20. aasta pilt, et siin on lihtsalt üks redise näide. Siin on õitsev hernest siis rohke suviodraga, et siin on ka näha, et tegelikult üks vahekultuuri komponent segus, mida tasub arvestada, on ka teraviljavaris, et seda alati tekib ja see nagu pigem hakkab kasvama. Ja ta hakkab paremini kasvama siis, kui sa paned sinna ka teisi taimi juurde. Et see natuke toetab seda mõtet, et nii-öelda mitmekesisuses läheb kõigil liikidel paremini. See on selle aasta pilt, et see mass ei ole ainult põlvekõrgune, nagu siin näha, ei tule mitte hilisest külviajast, vaid sellest, et lihtsalt august oligi väga kuiv ja taimed ei tahtnud tärgata ja nende kasv on nüüd tänu väga külmale septembrile olnud väga aeglane. Aga ma arvan, et siin ei ole probleemi, et me ei saa siin lambaid karjatada näiteks või silo teha, et meil on lihtsalt muld on taimedega kaetud, siin kasvab 5 eri sugukonna nii-öelda liike ja ma arvan, et natuke on veel aega minna, et ma arvan, et ka sellise tulemusega saame rahul olla siis olenevalt aastast. Ja suurus ei ole oluline, et siin on näha vasakul pildil on kesaredise pilt, kus nii-öelda maapealne osa on väga väike, aga tõmbasin juure välja, kusjuures mitte labidaga ja ta murdus alles siit, et võib arvata, kui pikk on selle taime juur tänaseks juba. Et kuigi see maapealne osa on väga väike. Paremal pool on minu lemmikvahekultuur talivik,
kus ka maapealne osa on suhteliselt väike, aga all juurestik on vähemalt sama suur ja siin on näha ka nii-öelda mügaraid juba, kes nii-öelda toodavad teil tasuta lämmastikku, mille hind on 3-kordistunud viimase aastaga. Et see on ka väga oluline, et me ei kohkuks sellest, kui me ei saagi mingit põlvekõrgust massi, vaid me oleme rahul sellega, mis toimub nii-öelda mullas. Siin on üks öökülma pilt, mis võiks illustreerida seda, miks on erinevad kultuurid jälle meil olulised, et ma kasutan väga palju tatart vahekultuuri segus, mis läheb kõige kiiremini kasvama, läheb kõige kiiremini õitsema, aga esimene öökülm võtab ta ära. Aga Eestis on sageli öökülmad juba septembri lõpus või oktoobri alguses ja pärast seda tuleb jälle kasvuperiood, et siis siin on näha selline pilt, kus ütleme septembri lõpp on või oktoobri algus on siin, ma arvan, ja tatar sureb ära, teised kultuurid jätkavad nii-öelda tööd. Ja siia üks mõte veel, et millegipärast siia juurde joonistatud asju ei näita, et siin oli punane rist peal, et jäta kultuur talveks kasvama, ära künna sisse, ma arvan, et see on ka väga oluline siit kaasa võtta, et mina arvan, et seda ei tohiks teha, vaid tegele sellega kevadel. Kuna ka meil võib tulla talvesid, kus talv läbi ei pruugi olla maapind kogu aeg külmunud ja võib tulla kasvuperioodi veel novembri alguses või siis väga varakult kevadel, et las need taimed olla seal ja see hoiab mulla käimas. Ja siis võtakski kokku, et ma arvan, et vahekultuure kasvata igal võimalusel, sest muld tuleb hoida töös ja kaetuna. Ja selleks, et see oleks võimalik sinu majapidamises, et planeeri seda ette, hoia head külvivõimekust ja hoia siis nii-öelda seemneid laos selleks päevaks, kui kombain põldu läheb. Ja ma arvan, et võtan ausalt, majanduslikku kasu ei ole suutnud ega üritanudki mõõta sellest, aga ma arvan, et rahaline kasu tuleb nii-öelda aktiivsemast mullaelustikust ja paranenud nii-öelda sellest mikrobioloogiast seal nii-öelda maa all, et pluss siis see orgaanikabilansiga tegelemine, mis on hästi pikk protsess, aga kindlasti vajalik. Ja lõpetuseks siis ongi sul nii-öelda valida, et kui kombain on üle käinud siin augusti alguses, et kas sa nii-öelda valid selle parempoolse variandi, et teed ühe lisakäigu ja külvad või siis vasakpoolselt jätad nii-öelda kõrema või lihtsalt käita kõrekoorliga üle, et need juba 10. septembriks on võimalik saada selline pilt või teatud aastatel, eks, et ma arvan, et igal juhul tasuks seda eelistada siis nii-öelda kõrrepõllule. Ja siis ongi praegu kõik, et suur tänu kuulamast ja hea meelega tekitaks küsimusi ja arutelu. Ja nii, küsimusi Otile. Mis on näiteks keskmise hektari kulud seemnele, mis sa rahaliselt arvatad? See sõltub nüüd hästi palju sellest, mis põllumehel nii-öelda endal laos on nii-öelda oma seemet, aga ma arvan, umbes 50–80 eurot hektar. Ikkagi sama palju kui nii-öelda rahakultuur. Ja sageli erinevates riikides nagu Saksamaal ja Inglismaal ka toetusmeetmed kattavad umbes seemnekulu reeglina, et see on nagu sinna jõudnud see nii-öelda poliitiline suunamine, et külvitöö tuleb ikkagi endal teha ja siis valida siis võimalikult soodne tehnoloogia. Kui sa kasvatad neid vahekultuure, kas sa pead selle süsiniku bilansi arvestust ka pead, ja kui sa pead, et mis tulemused sa oled saanud? Ei pea ja ei ole mõõtnud ja ma arvan, et ka me oleme liiga lühikest aega seda teinud, et seda mõõta, et olulisemaks muutuseks võib-olla ma pean seda nii-öelda kiiremini juhtub see nii-öelda mullaelustiku ja nii-öelda ainete ringluse teema seal, et süsiniku sisalduse kasvu ma ei ole mõõtnud ja ma ei, nagu me enne ka kuulsime, et need mõõtmisvead on nii suured, et võib-olla see on selline ühe generatsiooni pikkune protsess hoopis, et seda ma ei ole teinud. Aga kuidas sa seda efekti mõõdad, lihtsalt tunde järgi või on sul mingi spaava? Ma mõtlen just selles suhtes, et näiteks kui võtta see põld ja ühte panna kasutada väetist, orgaanilist väetist ja teisel kasvatada vahekultuure,
kas see pilt on nagu erinev ka või? Ei tea, ma ei ole seda 1 aasta kontekstis üldse vaadanud, et sest orgaaniline väetisi on tegelikult kuskilt teiselt põllult toodud asi, millest pool näiteks veis või siga on pool ära tarbinud ja siis me viime selle põllule tagasi, et tegelikult see ju süsteemi juurde midagi ei anna. Ja ma ei ole mõõtnud 1 aasta baasil midagi. Lihtsalt praegu tundub, et nii-öelda kõik, mida me näeme seda tehes, tundub soodustavat seda, et me võiks pikas plaanis oma muldade tervist parandada ja seda toetab teadus ja ju siis on usk nii-öelda piisavalt tugev veel. Et jah, ei ole väga selget sellist majanduskatset sulle ette näidata. Mis see mullastik veel nagu põhiliselt on seal? Meil on hästi kerged mullad, kas saviliivad või kerged liivsavid. On siis selle põuase puhul mingit efekti ka näha, et toidab kuidagi paremini või on suhteliselt paremini? Eks see on jälle seesama, mida enne rääkis, et ei ole nagu selget majanduskatset teinud, aga ütleme, eks see on jälle agronoomina ikka, kui sa vaatad ringi põldudel, et sul tekib mingi tunnetus, et see oli päris hea või midagi nagu muutus, et mõnel kohal on ikkagi olnud, kus on näiteks enne suviotra väga hea vahekultuur on olnud, siis põuaastal on ikkagi näha, et on nagu veidi parem tulemus, aga ma ei taha sulle ühtegi numbrit öelda, sest me ei suuda neid mõõta täpselt. Aga glüfosaadi kasutus sellise majandamise väga oluline. Glüfosaati me enne vahekultuuri külvi ei kasuta, et me tavaliselt kevadel siis hävitame kõik, mis sinna nii-öelda jäänud on glüfosaadiga. Teine variant, vaatan, kas ma pildi saan siit veel, et kui sul näiteks selline segu sellest kevadeks väga palju alles ei jää, kui sinna jääb natuke talivikki või midagi, mis talvitub, et siis me oleme ka randaaliga vedelsõnnikud pannud näiteks, mis ka hävitab piisavalt, et siis glüfosaati vältida. Et ega see glüfosaat ka nagu mulla elustikule midagi head ei tee. Ja täna on ta ka juba nii arvestatav kulu, et seal peab mõtlema täitsa, et kuhu ja miks. Aga pigem käib see otsekülvi kui vahekultuuride juurde nii-öelda glüfosaat, et vahekultuuride puhul midagi erilist seal ei näeks. Okei, et pärast saame lauas ka veel edasi arutada.